tere päevast, kallid auväärses eas patsiendid. See on tore, et te tulite ja tore on see, et teil on võimalik rääkida täna siis plaanitavast loengust oma lastele ja lastelastele. Teid on alati tore näha, sellepärast, et olete olemas ja näete head välja ja minu andmetel teete kõik, et teie tervis oleks jätkuvalt hea. Aga viige see sõnum oma kallitele lähedastele, et see on väga oluline ka neile ja veel noorematele. Aga millest me räägime? Pean muidugi nentima või mainima, et järjekordse selle ettekande taga on üks inimene ja tema on Liia. Et millal me kohtusime 6 aega tagasi või natukene vähem ja et suur mure, et mida rääkida ja kuna juttu kipub ikka jätkuma, sest meditsiin ja inimese tervisemured on oi, kui lai valdkond, siis seekord me mõtlesime, et räägime kõhuvaevustest. Ja seda ettekannet tehes tabas mind õud, sest ka kõhuvaevused on oi, kui lai valdkond. Aga mõned mõtted ma siiski olen kirja pannud, et millest me räägime. Muidugi kõhuvalust. Et see ei ole mitte selline arstiteaduslik loeng, et te pärast nüüd olete eksperdid kõhuvalu küsimustest ja hakkate diagnoosima endal, naabritel, lastel, lastelastel erinevaid haigusi. Ei, aga iga inimene peab saama aru, mis on ohumärgid, mille korral peab kindlasti midagi ette võtma, aga küllaltki palju on võimalusi eneseabiks. Ja erisoov oli ka see, et räägiks ühest heast uuringust, Jämesoole vähisõeluuringust. Muidugi sõna vähk võtab teid tõsiseks, et oi ja kohe ei julgetagi seda testi teha. Aga ärge kartke, see on sõeluuring, millega on võimalik avastada suure tõenäosusega raske haigus pealtnäha tervel inimesel, kui tal vaevused puuduvad. See ongi sõeluuringu mõte, et tehakse üks või teine uuring või proov ning avastatakse siis mingi hälve, mida saab edasi uurida. Teame ju neid uuringuid veel, näiteks rinna sõeluuring või emakakaela vähisõeluuring või ikka siis eesnäärme haiguste sõeluuring. Aga me kaldume praegu teemast natukene ette. Kõhuvalu. Ja ega siin muud ei olegi vaja teada ühel tavakodanikul, kas tegemist on ägeda kõhuvaluga või kroonilise kõhuvaluga. Ja kuidas neid eristada? No juba kõik see mõiste saab selgeks, kui me ütleme äge kõhuvalu. Ja täpsustame, kõhuvalu algus on määratav väga täpselt tundidega. Ja krooniline kõhuvalu on selline, et küsin, et inimese erinevad tervisemured, et kõhuvalu, kaua see kestab? See kestab mul kogu elu. Mõnes mõttes see rahustab arsti maha, aga tegelikult ka see vajab ikkagi mõtisklemist. Nii, aga krooniline kõhuvalu on siis mõne kroonilise haiguse tunnus, mida ei ole võimalik välja ravida. Nüüd on niimoodi, et kõhuvalu võib olla mõne konkreetse elundi haiguse üks tunnus. Aga see haigus võib puududa, aga kõht ikka valutab. Ja siis räägitakse talitlushäirest tingitud kõhuvalust. Nii. Ja
ma arvan, et peaaegu kõik on kogenud seda, et kuidas ärevus, pinge, stress, mure võib põhjustada kõhuvalu. Kas keegi julgeb tõsta käe, kellel niimoodi on olnud? Nii, selge, et umbes pooled. Ja siis ülejäänud pooled on vedanud neil, et neil on selline raudne sisikond, et seda ei häiri, ei mitte midagi. Või siiski. Nii, kaunis eesti keel ja lugupeetud eesti keele õpetaja, emakeele õpetaja, et kõhuvalu kohta on nii palju erinevaid väljendeid, põletav, meeletu, terav, näri, ramp, tuim, suruv, täisajav, lainetav, püsiv. No need on väga vähesi, aga juba natukene hakkab mulje tekkima, mis sorti siis üks või teine vaevus on. Nagu kass küüntega närib, vajutab küüned kõhtu, siis nagu oleks õhupall kõhus. Ja usun, et kõik te kirjeldate oma kõhuvalusid väga värvikalt, aga eesti keel annab päris hea ettekujutuse doktorile, mis sorti see kõhuvalu siis täpsemalt on. Ja valu on valu ja valu on ebameeldiv. Aga kui valus see valu on, nüüd on natukene raske, et kuidas seda täpsustada. Ja on leitud selline skaala, mida nimetatakse visuaalanaloogskaalaks. Sellest pikk termin, aga mõte on selles, et 0 naerunägu, valu puudub, täiesti hea enesetunne ja 10 meeletu valu, väljakannatamatu valu, kõige tugevam valu, mida on võimalik üldse ette kujutada. Ja kui me oleme inimest küsitlenud ja saanud siis näiteks selline lainetav kõhuvalu ja nüüd saame teada, et see on ütleme kuskil niimoodi 3-4 on hästi. Või näiteks, et meeletu valu sööst, näiteks 10, võiksime mõtelda hoopis teiste haiguste peale. Et see on ka abivahend valu täpsustamisel. Visuaalanaloogskaala. Ehk visuaal on nagu nägemine, analoog on nagu mingi võrdlus ja skaala on siis mõõdupuu. Nii, valu paiknemine ja hakkab peale. Siin on juba trobikond haigused ja ülakõht, keskkõht, alakõht ja kuskilt kuhu kiirgub valu. Ja näiteks parem ülakõht, sapikiit, maohaavad, maksapõletik, 12 sõrmiksoolehaavat, sapipõie põletik, üla keskkõht, söögitoru song, kõrvetised, mao või 12 sõrmiksoolehaavat, vasak ülakõht, kõhunäärme põletik, talitluslik kõhuvalu, talitlushäirest kõhuvalu, maopõletik ja me võime siin nüüd jätkata õhtuni, et neid haiguseid on oi-oi-oi kui palju. Ja et asi oleks veel huvitavam, leidsin ka sellise pildi. Et ka siin on, hakkab peale peaaju ja siis mõned asjad. Psühholoogilised faktorid, töökaotus, stress, depressioon, siis lapsepõlve traumad, kõik see võib põhjustada mingit sorti kõhuvalu, mille puhul on raske leida sellist tõelist haigust ja siis räägitaksegi sellisest talitlushäirest tingitud kõhuvalust. Ja kõikvõimalikud mao 12 sõrmiksoole haigused, soolepõletikud ja need on oi-oi-oi või palju. Nii, mida arst teeb edasi?
ta ikka küsitab ja tundub, et aitab jamast, tahan rohtu saada, et kaua võib, oleme alles võib-olla 10 minutit jutustanud, aga arstid ikkagi huvi jätkub ja huvi jätkub selles suunas. Midagi juhtus. Oli rohtu vaja. Täpselt. Aga mis selle asja põhjus võis olla? Nii. Vesise ära. Üks tablet puudub. Jah. Näe, piisas ainult kohendamisest ja pilt tuli tagasi. Et mis tekitab või ägestab? Siin on terve rida põhjuseid ja järsk keha asendi muutus köha, et kui inimene istub vagusi, nagu ei ole viga, aga järsku peab tõusma, asendit muutma, et telefon heliseb või keegi helistab uksekella või appi, piim hakkas üle ajama, peab jooksma kööki, vaatama, mis seal toimub. Ja asendi muutus põhjustab valu ägenemise. Valu teke tühja kõhuga ja öösel. See on väga iseloomulik teatud sorti haigustele. Ma ei ütle praegu millistele, aga kartan, et keegi on siin saalis tundnud öösel tekkivat kõhuvalu. Et siis, kui kõht on tühi, närib ja närib. Ja täitsa valutab, kohe ajab unest ülesse. Ei olegi tühi, vaid on valu. Nojah. Nii. Aga valuteke söögijärgselt. Jälle üks seltskond haiguseid, mille peale mõtelda. Ravimid. Et äge seljavalu. Inimene võtab näiteks ibuprofeeni või aspiriini. Ja oi kui tore, seljavalu kaob ära. Aga üllatus, tekib hoopis ülakõhuvalu. Närib ja närib, ajab öösel ülesse. Jah, nii nende ravimitega sageli on, et ühte asja me proovime leevendada, aga tekib hoopis kõrvalnäht. Ja siis on vaja ka kõrvalnähtu leevendada teise ravimiga. Ja siis võib juhtuda, et selle teise ravimi kõrvalnähtusid on vaja ravida kolmanda ravimiga. Üks hädaviletsus nende ravimitega on, aga ilma nendeta siiski ei saa. Et ravimid ja nendega seoses tekib kõhuvalu. Neid on väga erinev. Nii, helteema, mitte selles ruumis, aga üldiselt on alkohol. Ja kurb küll, aga üsna sageli ühemõtteliselt arst küsib peaaegu ühe esimese küsimusena, kui sageli ja millises koguses tarvitad alkoholi. See on kahjuks nüüd see EMO-arsti üks põhiküsimus. Et inimesed on väga erinevad ja kogused on väga erinevad. Võib-olla, et mõni pits aastas kuni mõni pudel viina päevas, see ei ole mingi probleem mõnel kodanikul. Ja asi võib lõppeda sageli siis kas alkoholist tingitud maapõletikuga või veelgi halvem kõhunärve põletikuga. Ja sellest see küsimus, et alkoholi tarbimine, kindlad toidud võivad ka põhjustada kõhuvalu. Näiteks mõni tšilli või väga ketšupine toit või väga praetud toit või mingi hästi lahe, ma ei tea, Hispaania padaroog, vajaroog võib anda sellist kõrvetist, et ja üldiselt kui inimene teab, et kui ta sööb ikkagi Hiina restoranis mõne hästi tšillise eine ja pärast kõht valutab, siis on üsna lihtne, et järgmine kord ta seda toitu ei võta ja kõik ongi hästi. Nii, et kindlad toidud. Nüüd menses. Ka see on probleemide allikas, et kas ta siis nüüd tekib või kaob või on tsükli keskpaik, et ja eriti noortel neidudel, kellel nagu menses, et siis on tekkinud, on no ikka ehmatus missugune, et ka see vajab mõtlemist. Nii, ja juba rääkisime stressist ja murest kui ühest kõhuvalu võimalikust põhjusest.
ja siis me räägime rohkem sellisest psühhosomaatilisest valust. nii, ärevus, mure. Ma küsisin ja sain teada, et päris paljud on seda tundnud ja see on tundlikul inimesel selline päris sage olukord. nii. Eesti inimene on nutikas ja hakkab proovima igasuguseid asju. Ja sageli on niimoodi, et arst juba küsib, et mis siis seda kõhuvalu leevendab. Ja tavaliselt siis on niimoodi, et siin on mõned võimalused. Kas selleks võivad olla maohapet pärssivad ained ja ravimid. No maohapet pärssiv aine kõigil koduköögis olemas. Õige, söögisooda. Ja mõni võtab seda aastaid, enne kui ta arsti juurde tuleb. Ja kas see on õige, see on vale? See on vale. Et nüüd inimene leiab, et tema võtab soodat ja nagu ei pea arsti juurde minema. Sageli leitakse hoopis selline haigus, mis on täiesti välja ravitav. Aga inimene arvab, et ta võtab oma soodat ja kõik on hästi. Nii, aga kui ikkagi valu tekib, ei tasu seda kannatada ja selleks ongi nutikas inimene, kes leiab mõtted, et võtan soodat ja juba aitab. Muuseas see sümptom, et see abi saamine soodast annab arstile juba väga konkreetsed mõtted, mida siis uurida. Nii. Kindlate toitude vältimine. Rääkisin sellest Hiina restoranist ja vältida kindlaid toite, valu ei teki, inimene on õnnelik. Kindel kehaasend lamamine. Nii, et inimene on vagusi ja valu nagu kaob ära. Kuid on olemas ka üks valu liik, mis on üks tugevamaid valusid, täpsemalt neerukivi valu. Ja siis on küll niimoodi, et ükski asend ei anna leevendust. See vaene inimene katsub olla pikali, kõhuli, selili, külili, ei aita. Siis ta peaaegu, et ronib mööda seina ja lage üles, otsib asendit, mis leevendab valu, ei aita. Et see on omane neerukivi valule ja see on väga-väga tugev, sinna juba 10 palli poole. Nii. Rohke vee joomine. Et inimene teab, et kui on palavaeg, higistab palju ja tekib selline nõrkus ja kõhuvalu, aga kui ta joob vett, see aitab. Valu kaob ära. Kindlate toitude söömine. Okay. Inimene teab, millest vaevused tekivad ja väga hästi teab ka seda, et kui näiteks süüa ühe tšillikanna asemel piimasuppi või mitme vilja putru hommikuks, aitab, valu kaob ära. Nii. Või ka näiteks tühja kõhu vältimine. Nii, valu tekib tühja kõhuga öösel, siis on selge, et tuleks siis süüa sagedamini. Kiudaine, rohke toit. Vihjan siin kõhu kinnisusele. Eesti inimene kipub sööma meelsasti saia, siis tervist, kindlasti liha, joob hästi vähe vett ja tulemus on selles, et inimene kakab, ütleme, et korra nädalas. Ja need viimased päevad on üsna vaevalised. Ja kui inimene saab aru, et see on tal kõhu kinnisusest, siis ta kuskil saab teada, et kõhu kinnisus saab vältida sellega, millest me kohe räägime, ja sööb õieti ja vaevus ei teki. Et kiudaine, rohke toit, nii soe kott või vann. Nii, tekib valu paremal ülakõhtu ja juba vanast ajast teate, et soe kott aitab, paneme peale, leevendab. Et see annab jällegi mõtte
kindlatele haigustele, millega käib kaasas näiteks mõne organi, näiteks abipõie kramplik kokkutõmme, soe leevendab seda kramplikku kokkutõmmet ja vaevus kaob. Nüüd kõhuvaluga on vaja täpsustada veel mitut tähtsat asja. Mis kaasneb sellega? Kõhu kinnisus või kõhu lahtisus, must või verine väljaheide, palavik, iiveldus oksendamine, kõhu puhitus, vaedus, lasta, puuksö, eesti keeline mõiste, lööve, seletamatu kaalulangus, meeletu roojamistung. Et neid küsimusi jätkub. Ja nagu ma ütlesin, et vähemalt 10 minutit võib kõhuvaluga patsienti küsitleda, siis me saame nagu enam-vähem mulje. Ja ma usun, et nii mõnigi patsient on juba tige, et no kaua võib küsida, et tahaks mõnda uuringut või rohtu või süsti saada, et küsib ja küsib. Aga kõik arstid teavad seda, et hoolas küsitlemine on tubli 3/4 diagnoosist. Et inimmeditsiin, suurte inimestega töö võimaldab seda, et me saame küsida. Natukene keerulisem on beebidega, aga siis on nende emad sageli need, kus saab ülejäänud info. Nii. Nüüd rääkisin natukene kõhu lahtisusest ja kõhu kinnisusest. Ka seda on võimalik mõõta ja on leiutatud üks skaala nimega Bristoli Rooja skaala. Võib-olla ütlete fuih selle peale, et mis pilte siin näidatakse, aga midagi sellist me oleme kõik oma vetsupotis või siis ka mõnikord metsa all või kus iganes vaevus tulnud, siis näinud. Ja arusaadav, et see äärmused on pahad, aga ütleme, et selline 3, 4, 5 oleks nagu selline hea variant. Eriti tore oleks vorstikujuline, pehme, sileda pinnaga. Kõlab kuidagi apetiitselt. Aga mis teha? Et toit, vedelik, stress, see kõik mõjutab soolestiku talitlust ja on siis need variandid. Ja on selge, et kui on näiteks testpäeva selline täiesti vedel tahkete tükkideta mass, kaasneb palavik, tugev nõrkus, kõhuvalu, on selge, et tegemist võib olla ägeda soolestiku põletikuga, kas või vastik salmonelloos või shigelloos või siis vana nimega düsenteeria, et inimene on terve ja hetkel kõht lahti, kõhuvalu, palavik, et siis on midagi juhtunud, kas siis mingi pisik on sattunud seedetrakti ja arvanud, et teeb sinna oma kodu või teinekord ka riknenud toit. Muuseas, väike tähelepanek on see, et me võime siunata meie pakkimiskultuuri. Et kuidas on võimalik ikka nii palju pakkida ja kõikvõimalikud kodujuustud ja hapukoored ja asjad on ikka nii ära pakitud. Aga kui hakata mõtlema, siis sellist tõsist riknenud toidu söömist ja sellest tulenevat, ütleme, et toidumürgitust, ma ütlen, et see on oluliselt halvemaks jäänud kui aastate või aastakümnete eest. Kuigi jah, me võime siunata, et jälle on prügikast ainult pakendid täis ja jälle on vaja viia välja, aga see pakendamine, üks hea asi on see, et toit seisab paremini ja on oluliselt vähenenud toidumürgituste hulk, see, mis oli aastate eest. Muidugi inimliku lolluse vastu ei saa. Nagu ikka, Eesti inimene kesk- ja vanemas eas kipub ju hoidma toitu. Ja selline anekdootlik lugu, et vastuvõtule tuleb
naisterahvas, ütleme, et 60-aastane, väga tark, väga edukas, väga tubli, aga kurdab tugevat oksendamist, iiveldust, nõrkust ja hakkame küsima, mis selle põhjus on ja jõuame päris kiiresti selleni, et inimene ise ütleb, et tema avastas endal külmakapist 5 praetud räime. Need olid seal juba mitu nädalat. Et 3. räime söömisel ta sai aru, et need on riknenud. Aga siis ta mõtles, et ei lase raisku minna, sõi need 2 tükki veel ära. Siis juhtus see, mis juhtuma pidi, vaene inimene oksendas öö otsa, silmad punnist ja hommikul loivas vastuvõtule, et mis nüüd saab. Õnneks ei saanudki midagi muud, kui leidsime, et peaasi, et toit ei läinud raisku. Aga kas see oli nüüd mõttekas süüa? Võib-olla, et oleks lihtsam ära visata või siis maksimaalselt komposti panna. Isegi kass ei tahaks kiusata sellise toiduga. Kass on oluliselt targem kui inimene muuseas toiduvaliku osas. Täpselt. See on kavaline täpselt sama lugu. Anna kassile kõigepealt, kas kass sööb või ei söö, siis võid ise ka süüa. On ka ju see armas Ahto poisi lood, Eha Gustavi kirjutatud naljajutud. Võib-olla mäletate seda, et on nagu selline 80ndate lõpp ja Ahto poiss saab kingiks merisea ja annab talle porgandit. Merisiga nuusutab, teeb turtse, teeb tagurpidi 3 kukerpalli, talle see porgand ei kõlba. Siis antakse talle kapsast, seda merisiga sööb, hea isuga. Ja ühesõnaga merisiga oli nii tark, et ta sai aru, et mida on siis nagu üle väetatud või üle mürgitatud ja mis on enam-vähem puhas kraam. Ja see oli selline tore kooperatiivide aeg, et siis nagu tehtigi perefirma, et toidukontroll, kas kõlbab süüa või mitte. Ja siis võtmefiguur oligi siis merisiga. Nii, aga me kaldusime teemast natukene kõrvale, aga toidumürgitusest on vaja ka natuke rääkida. Nüüd, mis on oluline? Oluline on see, et iga kõhuvalu põhjus vajab selgitamist. Isegi selline kõhuvalu, mis kestab kuid või isegi rohkem, vajab selgitamist ja uurimist. See ei ole alati nii lihtne ja võimalik on erinevad põhjused. Üks haigus, mis siis viga oleks, aga sageli on 2-3 erinevat haigust, mis võivad anda ka näiteks kõhtu kiirguvat valu, ravimite kasutamine ja saame lõpuks mingi 5-6 tundmatuga võrrandi. Teeme midagi uuringud ja õnn on see, kui seal ei nähta mingit rasket haigust. Inimest see võiks rõõmustada, aga sageli ka tekitab täiendavat segadust, et nagu on uuritud ja kõik sooleuuring tehtud ja võib-olla kompuutris käidud ja eest lükatud toru sisse, tagant lükatud toru sisse tehtud analüüsid, aga ikka kõht valutab, aga uuring midagi ei näita. Me saame olla õnnelikud, et ta ei näita mingit rasket haigust, aga täiesti sageli siis hakatakse rääkima siis sellisest taliplushäirest või sellisest ka depressioonist, mille üks avaldumine võib olla kõhuvalu. Nii. Ja koostöö meedikutega. Nii. Tundub mõistlik olema. Aga sageli on niimoodi, et ma ei lähe sinna arsti juurde, et kuskil on keegi pendlimees või siis hoopis mingi pulgatädi, pannakse pulk pihku, aparaat vilgutab tulesid, saadakse teada, et midagi, mis saadakse teada, või kuskilt tuleb mingi analüüs postiga koju, helistatakse, et kas te tahate teada, et kas teil on kõhuga kõik korras. Tundub selline huvitav jutt olema, et kes siis ei tahaks teada ja saadetakse analüüs koju, et kas siis tuleb verd või kakat või pissi kuhugi panna ja siis nagu saavad kõik asjad selgeks, et mis haigus on ja mida on vaja teha. Et see ei ole mõistlik ja rõhutan veel kord,
koostöö tähtsus meedikutega. Ja kui tundub, et käis inimene nagu arsti juures, konkreetset põhjust ei selgunud, siis tuleb edasi liikuda. Ja kui ikkagi kõik uuringud on korras, siis seda tuleb ka niimoodi võtta ja hakata siis mõjutama teisi seisundeid, mida on võimalik mõjutada ja teinekord kirjutatakse siis sellised rohud, mis lõdvestavad soolestikku või ravim, mis hoopis kuulub antidepressantide perekonda, mida kasutatakse kroonilise valuravis. Kõik variandid on võimalikud. Ütlen kolmas kord, koostöö meedikutega. Nii, äge kõhuvalu, ei teki küsimust. Inimene on terve ja hetkel äge kõhuvalu, see vajab kohest pöördumist arsti vastuvõtule või kutsuda kiirabi. No kiirabi natukene kardetakse ja kui näiteks praegu ma olen teie ees, lauatelefon ei vasta, inimesed muidugi helistavad vahet pidamata, aga mind on ainult üks. Ja mis siis teha? Ei tasu vihastada, et jälle ei saa kätte, jälle on ta kuskil, ei tea kus, täiesti mõttetu, aga okei. 1220 perearsti infotelefon aitab. Seal on kogenud meedik, kes küsitleb umbes samu küsimusi ja siis selgub, et kas tegemist on tõesti sellise kiireloomulise kõhuvaluga või piisab sellisest kodustest soovitustest. Kas inimene ühendatakse edasi kiirabi telefoniliinile ehk siis häirekeskusesse või antakse mingi soovitus, et need on need kolm asja ja see EMO teema on selline delikaatne, et siin on nagu Eesti rahvas ära hirmutatud, et EMO-sse pöördutakse väga kergekäeliselt ja nii ja naa ja perearstid nii ja naa, aga tegelikult kõige tähtsam, et inimene kuhugi pöördub. Kui ta on ära hirmutatud ja julgegi kuhugi pöörduda, siis on asi teinekord tõesti paha, aga kindlasti pöörduda. Ja ei maksa mingitest eelarvamustest või kellegi kobinatest lasta häirida, et mingi sekretär seal ees küsib passi ja et kõhuvalu ja tulete siis siia, miks te perearsti juurde ei läinud? Aga täna on laupäev ja mul hakkas hommikul kõht valutama, aga ikkagi peab perearsti juurde minema, et mingi meditsiinisüsteemi väike selline lülikene, kes arvab, et tema nagu pole tähtis, ta ongi väga tähtis, aga mitte kõige tähtsam ja igal juhul ei tohi sellisi fraase inimesele loopida, kes on haige ja kannatab. Inimene tuleb ja peab olema meditsiinisüsteem õnnelik, et me saame inimest aidata ja uurida. Nii, et need on need kohad, kus siis võiks pöörduda. Krooniline kõhuvalu, põhihaiguse ravimine, ägestavate tegurite vältimine. Tundub mõistlik, aga praktilises elus natukene raske. Aga nüüd sõltubki sellest, et mis siis põhihaigus on. Nüüd lubasin rääkida eneseabist. Äge kõhulahtisus. Ja ägeda kõhulahtisusega võib vanemas eas või ka väikelastel väga kiiresti tekkida ohtlik keha veekaotus. Seda nimetatakse dehydratatsiooniks. Tüdrukud tagumisest reast, palun ärge sosistage, see on teile. Aitäh! Nii, et äge vedeliku kaotus, see on asi, mis on vanemas eas väga ohtlik. See võib arendada kiiresti ja inimene muutub nii nõrgaks, et ta isegi ei suuda voodist tõusta, otsida telefoni ja kutsuda abi. Et väga tähtis on saada aru sellest. Nüüd veepuuduse tunnused on suu kuivus,
vähene või puudub urineerimine, loidus, nõrkus, aukus silmad, kestva lohu tekkimine survel nahale. No ütleme, et kui vedeliku juuakse normaalselt, vajutan siia, nagu ei jää lokku. Aga kui on veepuudus kehas vajutada, tekib selline nähtav lokk, mis püsib ikka päris 5–10 sekundit. Nii. Nüüd allaastastel lastel olete kõik vanaemad, äkki ka vanaemad ja helistab murelik laps ja räägib või lapselaps, et selline häda, et väike kõngeles on rahutu ja nutab, aga pisaraid ei ole. Ta on nii loid, korraks oli ka mingi krambi moodi asi, et mis teha. Siis loomulikult tark vanaema see ütleb, et kohe kiirabi. Täpselt. Laps õpatab, kutsub abi. Nii, aga kui veel natukene seal oodata hommikuni või vaatame veel, et on enne ka niimoodi nutnud, et see on kindlasti seisund, mille puhul on vajalik kohene abi. Nüüd ütleme, et kui seisund väga kehva ei ole, aga ikkagi sellised keskmise raskusega veepuuduse sümptomid on, siis on mitu võimalust. Nüüd selle kandi rahvas on nutikam ja teab, et võiks ju vett juua. Aga vee juurde on mõistlik segada natukene soola. Kui palju on natukene? Natukene on, ütleme, et 1/3 teelusikat. Ja kellel on kodus näiteks kaval köögikaal, digitaalne, mis näitab numbreid, siis ütleme, et 3 grammi keidusoola liitri kohta ja sinna lisada 5 teelusikat ehk umbes 25 grammi suhkru. Ja seda hakata rõõmsalt lonkshaaval jooma. Nii, ja jälgida, kuidas on enesetunne. Ja jälgida natukene ka, kuidas selle uriiniga. Et kui uriini on ikkagi vähe või üldse mitte, siis juua ka edasi. Ja 2-3 liitrit päevas sellist lahust juua ei ole üldse palju. Eelduseks on see, et inimesel on ikkagi äge kõhulahtisus ja tal on väga oluline vedeliku kaotus. Või eriti hullem asi siis, kui ka inimene oksetab. Et see on võimalus eneseabiks. Tüdrukud tagumisest reast. Vaadake mingi kurja näoga. See on oluline info. Nii, et vedelik, aga mitte lihtsalt puhas vesi. Ütleme, naljatame, siis on liiga lahja, aga sinna juurde segada, kuidas oligi, 3 grammi soola, 25 grammi suhkrut ehk 1/3 teelusikat soola ja 5 teelusikat suhkrut ja juua. Nii, juua näiteks lonkshaaval liiter ära, vaadata, kuidas on enesetunne, kuidas on uriiniga. Uriini on ikka ei tule või on väga tume, juua rõõmsalt edasi. Ja muidugi jälgida ka, kuidas muidu tunne on. Ütleme, et selline seisund esineb maakeeles haiguse korral nimega kõhugripp. Et see võib olla kas siis see Norvalki viirus või rotaviirus või adenoviirus ja neid on 10 meie kandis. Mujal maailmas, eriti Aafrikas on neid veel rohkem, aga elame siin kandis. Ja kui niimoodi juua ja enesetunne on parem, siis tegelikult võibki ju niimoodi saada terveks ja saadakse ka. Et jätke meelde see valem. Et siin on veel siis kõhulahtisuse sümptomid ja kõik, mis siin on, aga need ongi seotud siis sageli selle vedeliku kaotusega, nagu see pearinglus, peavalu, et see võib olla. Nii, nüüd vahetame teemat ja selle skaala ülemine ots ehk kõva väljaheide ehk maakeeles siis kõhukinnisus. Sellest võib rääkida pikalt, aga olen kirja pannud ühed alarmsümptomid.
mis on olulised. Ütleme, et vanus üle 50 aasta ja inimesel tekib eelnevalt normaalse kõhu läbikäimise juures ühel päeval kõhukinnisus. No oodatakse nädal, 2, võib-olla kuu, võib-olla 2 kuud ja siis nagu tekib küsimus, huvitav, et tõesti on kõht ikka väga kinni. Vanus on ka juba selline kahtlane, 50+. Ja siis see on üks alarmsümptom. Nii. Äge või hiljutise konkreetse algusega kõhukinnisus. Et see haakub selle esimese punktiga. Nii. Kehakaalu langus, ütleme, et 4-5 kilo. Alarmsümptom. Kõhuvalu, hoolikad, spasmid. Veritsus pärasoolest, must väljaheide ja väljaheite peikvereanalüüs näitab vere olemasolu. Rääkisin nendest testidest, mida on võimalik inimesel koju tellida. Ka seda analüüsi on võimalik koju tellida ja teinekord ka tehakse see analüüs ära ja saadakse teada, et väljaheites on veri. Siis võib juhtuda, et inimene rõõmustab, et näed, väljaheites on veri ja sellega nagu asi piirdubki. Aga mõistlik oleks pöörduda siis arsti juurde ja uurida, aga teinekord see pisiasi jääb nagu ära, aga jah, kindlasti tehakse proov ja saadakse teada, et on veri sees. Nii. Nüüd, kui selgub, et inimesel on veri kehv, et tekib aneemia ja milles põhjus ei tea ja siis kindlasti hakatakse uurima varem või hiljem ka seedetrakti, kas siis tehakse see maa-uuring või siis soole-uuring ja otsitakse. Nii. Ja ausalt öelda on üks üsna lihtne võimalus see, et arst paneb kinda kätte ja paneb näpu patsiendi kakauku ja natukene vaatab seal ringi, sest et nii-öelda üks silmakene võiks olla ka tohtril sõrme otsas ja niimoodi olen leidnud nende aastate jooksul 4-5 sellist rasket soolehaigust ja see on tuntav nagu selline vohand või nagu selline kõva kraater või nagu oleks huuled, sellised tihked huuled seal päraku limas kestab. Ja ma ei tea, seda võib ka inimene ise nii ajaviiteks teha, et sõrm libedaks ja oma keha pärast käed ära pesta ja pole kellegi asi. Et tasub uurida. Nii, see ei ole nüüd selline käsk, et kõik nüüd pepusse seal sudida, aga üks võimalus. Nii. Ja niimoodi on ka inimene leidnud ise endal raske haigus. Eriti kui ta on lugenud, et selline võimalus on olemas. Et tasub siis meelde jätta iivelduse oksendamine, vajab uurimist, alatõhuvalu, palavik, rooja massi läbimõõdu muutus. Et need on kõhu kinnisuse alarmsümptomid. Et kui midagi sellist on, tasub tulla arsti juurde. Aga kui inimene teab, et temal on juba aastakümneid kõht kinni ja ta tunneb ennast väga hästi ja mingit sellist sümptomi ei ole, siis lepime, et tegemist on siis sellise talitlushäirest tingitud kõhukinnisusega. Nii, kõhukinnisuse ennetus, juhul kui põhjus on teada. Ja ega siin muud ei olegi, kui kiudainete sisalduse tõstmine toidus. Paarisajas grammist täistera hulki leivas on piisavalt kiudaine, mis teeb väljaheite selliseks parajaks. Paar banaani päevas, hautatud aedvili, mõned teised puuviljad. Seda peaks olema päevas keskmiselt 5 ühikut. Üks ühik on puuvilja või juurvilja kogus, mis mahub peopest ehk 100 grammi. 5 ühikut ehk pool kilo ja see on juba korralik mäsu. Ja kui ikka selline korralik hautatud aedvilja segu päevas ära süüa, siis ka kõige kinnisemad kõhud ikkagi enam ei ole nii kinni
ja kui juua, sinna juurde ka joogivett. Nii, et liiter joogivett on siin kirjas ja on ka üks valem, kellele nüüd meeldivad, siis võiks meelde jätta, et inimene peaks saama vedelikku koos toiduveega 30 milliliitrit keha 1 kilogrammi kohta. Nii, palju te kaalute? Keskmiselt kuskil 70 kilo. Nii, korrutame selle 30-ga, saame umbes 2 liitrit. Nüüd siia juurde käib ka kohvi ja tee ja pudrus olev vesi ja supis olev vesi, aga kuidas ka proovida, ikka on vaja vett juurde juua. Ja ütleme, et neid 3-4 klaasi on vaja, ütleme, et keskmiselt päevas siis vett juurde juua. Et see jätke meelde. Nüüd, kui olete kuskil kuulnud, et Hollywoodi dieet ja on vaja 3 liitrit juua, see on ilmne liig, mingisugune moevool. Seda ei maksa võtta tõsiselt, aga 3-4 klaasi on mõistlik. See on põhjendatud valik ja aluseks on ikkagi see inimese kehamass ja toiduga, teiste toiduainetega saadav vesi. Et ei mitte midagi hullu, aga nüüd 3 liitrit päevas kulistada, see nõuab väga palju aega, kannatust, enese ületamist, ega ikka keha vastu on raske saada, aga teinekord saadakse küll. Nii. Ka lahtistid, aga nendest ma eriti tahaks rääkida, sest nendega käivad oma ohud kaasas. Nii, ja on üks tore püramiid, mida nimetatakse siis toidupüramiidiks ja see püramiidi alus peaks olema nagu kõige laiem ja tugevam. Et siin ongi siis teraviljatooted, kartul, puu- ja köögiviljad, marjad, siis piimatooted, sellised valgemad saiad, mida on vähem ja siis püramiidi tipus on siis liha ja maiustused. Tundub mõistlik olema ja ma usun ka, et teie enam-vähem umbes nii ka toitute. Aga meie lapsed kipuvad sageli eksima selle vastu ja see on sageli vastupidi. Et näiteks ütleme, et niimoodi, et kui ma peast loen praegu soovituslikku toitainete vahekorra, et 50-55% süsivesikut ehk siis tärklist, jahu, suhkrut, siis sellest seda päris valget suhkrut, rohusuhkrut on umbes 5% ehk ütleme, et kuskil mitte üle 10 grammi suhkru päevas, kaasa arvatud magustoidu suhkur. Aga kui võtta kätte ja juua ära näiteks üks 0,5 liitrine limonaad või Coca-Cola või Fanta või mis iganes, seal on keskmiselt 100 milliliitri kohta 10 grammi suhkrut. Pudel on 0,5 liitrine ja hea on, kui piirdutakse ühe pudeliga. Tavaliselt juuakse neid 3-4-5 päevas ja saadakse niimoodi sageli 10 korda rohkem suhkrut kui vaja. Asi lõpeb sellega, et kehakaal paisub ja inimesel ei ole isu süüa seda püramiidi alaosa. Teate väga hästi, et magus rikub isu ära, et enne sööki ei tohi näkitseda, ei tohi süüa kommi, isu läinud. Teate seda nii hästi ka, minul on see pähe taotud. Nii. Aga kes siis alati jõuab neid kasvatada, nad on ise nii targad ja kui trend on selline ühiskonnas, et ikkagi kinos ollakse ühe popcorni, koti ja liitrise Coca-Colaga või 2-liitrise Coca-Colaga, see luristatakse kõik ära. Film ei olegi oluline või äkki on saalis ka mõni, kes tahaks ka filmi nautida, aga mitte kuulata seda lurinat ja krõvistamist. Aga mis teha, see on ühiskonna praegune suundumus, aga minu palve oligi see, et te räägite
siin kuuldust oma kallitele lastele, lastelastele ja lastelaste lastele. Nii, et söö iga päev midagi 5 põhitoidugrupist, siin need toidugrupid on ja varieeri neid. Et joo vett, liigu, puhka. Nii, nüüd hakkame lõpetama ja see uuring nimega Jämesoole vähisõeluuring. See võimaldab siis kindlaks teha vere olemasolu väljaheites. See on kaudne ja mitte 100% kindel raske haiguse tunnus. Aga siiski, abiks seegi. Patsient toob kakaproovi või võtab ise vastava katsutiga proovi. Nüüd kutsutakse koju kas kuller või tuuakse proov laborisse või viiakse laborisse või tuuakse perearsti keskusesse. Ja konkreetselt meil on see aparaat olemas ja üsna sageli me ka seda uuringut teeme. Ja mis seal salataga teinekord on see proov positiivne ja me saame sellise tulemuse aparaadi ekraanil hemoglobiin puhvris peaks olema alla 75 nanogrammi milliliitrist ja hemoglobiin väljaheites alla 15 mikrogrammi grammirooja kohta. Nii, ja siin on umbes ettekujutus olemas, et see pannakse suusti kaka sisse ja see kopitakse siia katsutisse, keeratakse kinni ja ei midagi koledat. Seda saab inimene ise teha, aga sageli leitakse, aga õngitsetakse tükikene kakat, pannakse see topsi, tuuakse vastuvõtule ja siis meie kõike neid meedikutena siis teeme selle asja ära. Tänan tähelepanu eest. Ja küll on ilus vaatepilt, mis ikkagi õues on talv ja lapsed, kes ei ole teleka ees või kuskil nutiseadmetes või lasevad mäest alla, kohe õnnetunne. Tänan tähelepanu eest. Tahate küsida täpsemalt? Kas poemudelid, kuidas nendesse suhtuda? Neid öeldakse ka, et joo seda, ma neid nimesid ei tea, mis seal kõik on, aga see mõjub ka hästi soorestikule või on see tavaline kraanivesi kõige parem? Minu arvamus on see, et pudelivesi on meie kandis üsna mõttetu. Sellepärast, et meil on puhas vesi kraanist saadaval ja seda kindlasti eelistada. Ja palun? Kloori siis on. Teed kloori lahti, tuleb selline kloori lõpp võeda. No, aga seal vähemalt ei ole mingeid koledaid pisikuid ja maksta 1000 kordi rohkem pudelivee eest. Aga pudelivett ei ole. Aga boržom? No ütleme, et boržom on siis abiks, kui on tõsine veekaotus. Aga vastik nagu ma olen, miks me peame nuumama ettevõtjaid ja poodnikke, seda sama vett saab ise teha, ikka see retsept, 3 grammi soola, 25 grammi ehk 5 teelusikat suhkrut. Ei, boržom, see kõlab väga hästi. No, et juba 100 aastatuhandeid ja 300 meetri sügavuselt ja maaenergia ja kõik, mis sinna juurde lisatakse, juba mõjub niimoodi, et tahaks ka kohe juua, aga noh, ütleme, et kui muud ei ole teha ja võib, aga puhas vesi, 3 klaasi päevas, kõik on hästi. Ja need pudeliveed on ka sellised salapärased, et sinna on ju lisatud natukene säilitusaineid, natukene lõhna, värvi, maitseaineid ja on olemas ka juba sellised natukene magustatud veed. Maitseb päris hästi, aga jälle saadakse suhkrut. On pudelit ka. Nii, no jah. Ja mis selle pudeliga siis peale hakata? Ei, pudelist tuleb ka sinna seda mürki. No ütleme, et see nüüd nii väga mürgine nüüd ei ole, et see on kontrollitud, aga